siia. Kääri läks. Ja natuke räägiks. Ja retk hakkab meil peale siit Käplasse, 3,2 kilomeetrit suht lõuna suunas. Tee läheb külade vahelt läbi siia sinna. Ja Käplas on nagu Kaevere teerist. Saad vahelt läbi sinna Sulnuja poole. Teeme soojaks, siis vaatame, kui sedasi tuleb. Autotiifi sügisretk, et oleks natuke missiooniga seotud ja sisu ka. Retki eesmärk on tähistada, mälestada 75 aasta taguseid sündmusi, kus kogu Eesti riik oli katki ja väga palju rahvast liikus läände ja ka siin Puisakandis. Nii, mis siin täpselt toimus, meenutage? No siin oli üks suur rahvaste ränne ja Vabariigi valitsus pidas täna just 75 aastat tagasi sel päeval viimase istungi siin Põgari palvemaja juures ja Vabariigi valitsus ära ei pääsenud, paat ei olnud ja Vabariigi valitsus läks laiali ja hakkas 50 aastat kestnud okupatsioon. Ja ma tahan, et noored seda mäletaks. Retk hakkab Redale kiriku juurest ja retk lõpeb Puise sadamas umbes 19 kilomeetrit ja lõpeb ilusa finišiga avame paadipõgenike mälestusmärgi. Mina olen Albert Tamme, selle sügisretke peakorraldaja. Ja auaste ka? Reamees. Siin seinal on mälestustahvel, et mis hoonega tegu on? Tegemist on siis Põgari palvemajaga, kus Autotiifi valitsus pidas 44. aastal tänasel kuupäeval ehk siis 22. septembril oma valitsuse viimase istungi. Kuid see 4 päeva kestnud valitsus ja tema viimane istung siin on ajaloos pälvinud õiglase ja erilise tähelepanu. Istungi sisu oli see, et mis toimub ja mis saab edasi, kuidas me käitume edasi, ootame kaatrit, kaater kas tuleb, ootame, ei tule ja siis läks Helmut Maandi siit riskides üle mere Tauksile, Tauksilt Liia laiu peale ja seal õnnestus temal kaatri peale saada. Teised siin olnud valitsuse liikmed otsustasid hajuda ja igaüks läks vaikselt oma teed tagasi kodu poole, kus siis olid juba Haapsalus ja Martnas tankide mürinad kuulda. Ja nii nagu me teame, siis juba oktoobris arreteeriti paraku suur hulk nendest valitsuse liikmetest. Kas oli jutuks ka siin ajaloo üürikute põhjal ka Eesti valitsuse järjepidevuse säilitamisest? Kindlasti oli sellest juttu ja see oli oluline teema ja oluline punkt, et valitsus pärast Saksa vägede lahkumist uuesti ametisse nimetati ja see valitsus on seaduspõhine, seda valitsust on hinnanud kõik valitsused, mis Eestis üldse olnud on ja kahjuks jäi see aeg niivõrd lühikeseks, et välismaailm ei jõudnud Eesti valitsusele appi tulla. Nii ja palun tutvust ennast. Heiki Magnus, Kaitseliidu Läänemaleva tegevliige. Isa oli valitsuse riigisekretär. Ta oli nagu kogu selle rahvuskomitee tegevuse ajal Tiifi lähem kaastööli ja Tiifiga koos ja siis lõpuks siis Tiif määras temaga riigisekretäriks. Kuna paat ei jõudnud siia, siis jäid valitsuse liikmed siia koos oma peredega ootama. Ja ka 24. oli juba selge, et asi läheb kriitiliseks, kuna Vene väed olid suhteliselt lähedal ja siis otsustati laiali minna, et mitte koos kotti jääda ütelda. Ja siis olid erinevad otsused, mõned läksid kohe tagasi, mõned jäid siia taludesse. Minu isa kauples ennast, ta oli ju maapoiss, nii et ta kauples ennast nagu sulaseks tööle, et kui leiba saab, et siis ta on, et vaatab, et siin rannas on ikka võimalusi võib-olla rohkem. Tiif läks alguses otsima üht tuttavat meest, kellel oleks nagu kuidagi üks paadivõimalus olnud, aga ei leidnud seda. Ja kui isa siis oli ja koos, muide siis nad Tiifiga, kui panid see riigiteatajad, mis need oli trükitud kaasas, panid siis Poka talus, mis on siin lähedal, sinna peitsid ära seina vahele ja jätsid kumbki veel ühe eksemplari omale pistsid taskusse. Aga siis sai isa kuulda, et siin Liia laiul võib veel olla paate, mis on tormivarjus ja otsustas siis katsuda sinna pääseda. Ja sinna ta läks Tauksi saare kaudu ja siis oli tal siis 2 kilomeetrit vett ees Liia laiuni. Oli õhtu, oli pime, astus vette ja jõudis siis ühe väikese
saarekese peale või laiu peale, kus oli mingisugune heinaküün, kus ta ööbis ja astus järgmine päev uuesti vette ja käis selle viimase kilomeetri ära ja jõudis sellega Liiale, kus olidki ees need paadid, kes ootasid, et torm vaibuks ja läksid ja ootasid nii-ütelda paremat ilma ja kui see lõpuks natukene paremaks läks, siis läksid vist 29. läksid merele. Isa sai peale ühele paadile, kus oli tema koolivend Rosimannus, mereväeleitnant, 30. jõudsidki Rootsi. Millised valitsuse tähtsad dokumendid teie isal võisid kaasas olla või on see ajalooliselt teada? On küll, tal oligi see viimane riigi teataja, oli tal mütsi sees ja kui ta veest läbi läks ja see on ka ainukene dokument, mis temal kaasas oli. Et Eesti riigi järjepidevusel teie isa osa? Mina arvan, et see järjepidevusel oli ju teatud osa kõikidel nendel, kes riskisid ja kes kandsid seda vastutust tol ajal eesotsas muidugi Otto Tiefiga. Isa oli tegelikult ju ainukene, kes siit välja tuli ja selles osas võib ütelda, et tema kaudu on see teadmine nendest sündmustest ka edasi läinud. Muidu võib-olla poleks keegi teine seda nii täpselt kirjeldada saanud, nagu ta on teinud. No mina olen isa poeg, ma olen Jaak Maandri ja põgenesime siit koos ema ja väikese õe Annega augusti lõpus. Olen olnud eluaegne riigiametnik mitmes riigis, viimati 17 aastat Eestis Siseministeeriumis tegelenud regionaalarengu ja omavalitsusküsimustega. Et ta ei näe enam niisugune välja, et keegi on ta väga. Nii, et siis oli kohe midagi, oli väga huvitav, õppisin riigi kantseleid ja... Vastupanuvõitluse päeva ettepaneku 22. septembri tähistamiseks riiklikuks tähtpäevana algatasid 2005. aastal Isamaa Liit ja Res Publica. Keskpäeval algas Kaitseliidu Lääne-Maleva Haapsalu malevkonna korraldusel Otto Tiefi sügisretk 2019. President Aavo Reinberg. Me avame mälestuskivi. Aitäh!